Ma tahaksin palju rohkem olla teie asemel ja et keegi teist oleks minu asemel. Aga kuna ma ei osanud öelda Maarjale ei, ma üritasin, siis on nagu on. Mul on palju rolle. Ja neist üks rollidest on olnud viimased rohkem kui 4 aastat külavanem. Jah, ma olen selle külavanemaks oleku ajal omandanud veel rolle. Ma olen saanud vahepeal andragoogi kutse. Ma olen suhtlemistreener. Need kõik on väga olulised või ütleme, täiendavad seda külavanema rolli või aitavad mõtestada seda rolli. Aga oma päris töös olen ma, või leiva on mulle lauale toonud, külavanema leiba lauale ei too, pigem viib jälle seda ära, seda tuleb jagada. Leiva on mulle lauale toonud töö kommunikatsioonivaldkonnas ja meedias. Ja tegelikult Toomas pidi natukene tegema sissejuhatuse, mille ta jättis tegemata. Ta pidi mind tutvustama. Ja see tutvustus oli see, et ma ütlesin Maarjale ka, et ma ei ole õige inimene. Ma pean ennast läbi kukkunud külavanemaks. Aga mida ma võin teha? Ma võin rääkida, miks ma nii arvan. Ja mida ma olen õppinud sellest natuke rohkem kui 4 aastast. Ja kuidas ma üldse siia jõudsin. Ja täna ma tahangi teiega rääkida sellest, et koostööst ja ikkagi ennekõike enda kogemustest, mis minu arvates on ühe hea koostöö võtmeks. Aga veel enne, mul on siin isegi mingid slaidid, mis ei tööta, aga okei, ega seal ei olegi midagi. Ma võin ilma nende slaidideta ka. Ma ütlesin, et kui ka see kõik tööle ei lähe, pole vahet. Kogukond on üks väga viimasel ajal hästi palju ekspluateeritud sõna. Ma tahan teada, teeme välja seda korraks, seda suminat. Arutage naabriga oma kõrval või suurema pundiga, mis asi see kogukond on. Te olete siin tõenäoliselt kõik mingite kogukondade esindajad, aga mida see kogukond teie jaoks tähendab? Ja seni, kuni nad siin nikerdavad, ongi hea, mõelge selle üle, rääkige oma vahel. Ja siis ma küsin ka mõne tagasiside, mis on kogukond? Pagana, hea on niimoodi teha ettekannet, et lasta teil endil rääkida. Aga mis see on? Mis te teada saite? Või mis te välja mõtlesite? Mis teie jaoks on kogukond? Millised kogukonnad? Ma ei tea, kas keegi peab andma mikrofoni või ma võiksin lasta teil lihtsalt edasi sumiseda ja kui aeg saab täis, siis ütlen need läbi. See on nagu koolis, kus keegi ei julge öelda, äkki on vale vastus. Siis mingisugune kogum inimesi, kes nagu määratlevad ennast ühtemoodi, on ta siis elukoha järgi, on ta mingisuguse, ma ei tea, huvide järgi, töökoha järgi, mingisuguse ametikoha järgi, ametikoha põhiselt, mis iganes kriteeriumite põhiselt ühtemoodi määratlevad inimesed ennast. Jaa, mingite tunnuste aluselt. Minu arust täiuslik vastus. Et ongi. Traditsiooniliselt on kogukond kas küla, asula, põhine, siis võivad ka olla huvikultuuri identiteedipõhised, ankurkogukonnad, ankurinstitutsioonide juures olevad kogukonnad, ankurinstitutsioonide juurde moodustatud kogukonnad, mis need on? Just. Ka töökohal. Et see on minu kogukond. Ja siis on ka vastastikust toetust pakkuvad kogukonnad, praegu on Ukraina sõda liitis inimesi erinevatesse kogukondadesse, kes toetavad ühte ja teist ja nii edasi. Ja siis on ka need õpikogukonnad. Nüüd korraks sumisega veel. Kui paljudesse kogukondadesse te kuulute?
rääkige oma naabriga ja kas teil on igas kogukonnas ühesugune roll? Sündis või tajus või suutis kokku lugeda rohkem kui 10 kogukonda, kuhu ta kuulub? Jah. Ei luge. Aga kui sa mõtled, kas neid võib olla? Jah. No 5 kogukonda. Jah. Aga kas on kedagi ka, kes tunneb ja tajub, et mul on üks kogukond ja mulle piisab? Jah. Kõik on võimalik. Kas need kogukonnad, kuhu teie kuulute, kas need kogukonnad teevad omavahel koostööd? Võib-olla ei saagi. Või kas peavad? Ja. No võt, et selline lugu on nende kogukondadega. Ma arvan, et ma kuulun ka mitmesse kogukonda, aga siin ja praegu esindan ma oma küla, ma vist ei olegi öelnud, mis küla see on. Ja ma olen Raplamaalt Kuimetsa külast. Mina olen selles külas, no põhimõtteliselt, ma olen selles külas üles kasvanud. Ma võiks öelda, et mõtlen, et mu juured on selles külas. Tegelikult ei ole. Sest minu ema tuli sinna külla. Aga ometi, nii, on see küla saanud mulle, see on minu kodu. Ja ma arvan, et ma olen elanud läbi erinevaid faase ja suhteid selle külaga, kus ma elan. Kui ma käisin koolis, siis mul oli ainult üks unistus, lõpetada kool ja unustada see küla. Minna nii kaugele kui võimalik ja mitte kunagi tagasi vaadata. Aga elu tahtis teisiti. Ma sattusin selleks külla ja see küla tundus ühel hetkel hästi turvaline siis, kui mul sündisid lapsed. Kõik teadsid mind, kõik teadsid mu lapsi. Küla kasvatas. Oli turvaline. Ma saatsin lapsed uksest välja ja ma teadsin, et silm on peal. Lapsed, kui nad lõpetasid kooli, nad ei öelnud, et nad lähevad nii kiiresti ja nii kaugele, aga nad läksid. Ja nüüd olen ma seal siis oma külaga. Ja kui ma mõtlen, et see on Kuimetsa küla ja kui me oleme külas arutanud, et mis on meie küla, mille järgi meie küla teatakse. Tuleb tuttav ette? Kuimetsa pruudina on minu vanused naised üles kasvanud. Ja teine lugu, üks on see filmilugu ja filmiloost on tegelikult tulnud ka see mõis. Mönnighausenit. See Mönnighausen on üldse olnud tore mõisnik. Ta oli päris vastik. Meil oli mõisa peksutall ja seal said inimesed nii, et vähe polnud. Aga seda mõisa me näeme täna ainult pildil, sest see mõis oli üks nendest hoonetest, mis elab nüüd legendides. Sellel ajal, kui see pilt on tehtud, oli seal kool. Ja siis, kui algas teine maailmasõda ja võimud vahetusid ühte ja teistpidi, siis üks hetk pandi see mõis põlema. Ja nüüd on selle asemel lihtsalt üks Varememägi, võssa kasvanud Varememägi. Aga ometi on nii see film kui teadmine, et me oleme vana iidne mõis ja et meil oli ka kunagi mingi klooster, Pirita kloostri toit ja varu tuli sealt meie kandist, ehk nii-öelda karjamõis, siis see annab nagu identiteediks sellise tugevama aluse, et me ei ole lihtsalt tühja koha peal. Muide ma sain ühe inimesega tuttavaks, kes küsis hiljuti, et kust sa pärit oled. Ma ütlesin Kuimetsast, ta ütles, kuule ma guugeldasin, sinna ei lähe ju ühtegi teed, see on maailma lõpp. Mina mõtlesin, et huvitav ja meie ajame juba aastaid, et pandaks siia see lama politseinik, sest liiklus on nii tihe. Ja niimoodi on sageli, et kui me ei tea seda kohta, kui see on meile võõras, me mõtleme, kes seal küll elavad? Mis asi on neid sinna elama viinud? Aga see on meie kodu. Aga see on üks lugu, mille peale me oma küla identiteeti üles ehitame. Meil on üks lugu veel, mis on minu jaoks hästi tähtis. Nii.
Oi, mul läks vist palju. Kus mul tagasi on? Me loeme oma küla alguseks või alati võetakse mingi daatum, kus meid esimest korda mainiti. Meie küla mainiti esimest korda Liivimaa kroonikas 1241. Ja see oli siis, kui ristirüütlid läksid ja tõid meile oma usku. Ja ta mainitud, arvatavalt, on ta mainitud just nende koobaste pärast. Meie külas asub Eestimaa suurim karstiala, Kuimetsa karstiala, selline looduslik nähtus. Ja need karstikoopad on tõesti sellised, et sinna saab veel minna. Ja siis see, kui Liivimaa kroonik, Läti Henrik kirjeldas, kuidas usku tuldi tooma, ja need paganad, kes ei tahtnud seda vastu võtta, need Lõuna-Harjumaa paganad. Et me oleme, selles mõttes on meil huvitav küla, et me oleme olnud Lõuna-Harjumaa osa, kuni tulid rajoonid ja siis sai meist Raplamaa. Et me oleme seal Lõuna-Harjumaa külje all. Et need lõunaharjukad läksid sinna koobastesse peitu ja siis need ristirüütlid tegid sinna koopas uude ette lõkked ja tuhatkond matsi siis hävisid ja põletati ja küpsetati seal ära. Aga nende koobastega, need on selles mõttes, kui kuskil külas või kogukonnas on selline asi, millega saab tähelepanu tõmmata, siis meie jaoks on need koopad, muide me esmaspäeval võtame vastu jälle ühe seltskonna, kellele me tutvustame oma küla just nende koobaste kaudu ja meil on hästi palju legende nendega seoses. Et need on sellised maa-alused käigud, üks asi on muidugi ka see, et ka Gabriel ja Agnes, legend, põgenesid Piritale neid maa-aluseid koopaid ja käike pidi. Siis vana selle mõisa all oli olnud üks keldriuks, mida ma mäletan, kui ma laps olin, siis püüdsime koos leida seda keldriust, mis jälle avab käigud sinna koobastesse. Ja muidugi toredamad lood on need, et keegi talumees oli omal ajal oma hane või pardi lasknud koopasse ja siis see tuli mööda käike kuskil põllu peal üles ja nii edasi. Et karstiala selline, kuidas tore, annab muudkui legende juurde mõelda ja hästi tore on see, et seal käivad ekskursioonid ja meie inimesed käivad seal lastega, see on kevadel tore, see on suvel tore. Ja me isegi tegime ühe kodukandi päeva seal, kus selles suures koopas tegime kohviku. Seda ei oleks tohtinud teha. Aga palju mida ei tohi. Tore oli. Vaat nii, sellised lood liidavad. Ja kui sul ei ole oma lugu, siis mõtle see lugu välja, hakka looma seda lugu. Ja siis ma mõtlesin ka sellele, et okei, on mu juured selles külas või mitte, olen ma üles kasvanud selles külas ja kui ma hakkasin mõtlema sellele, et kui mina olin laps, see oli küll nõukaaeg, need pildid on ka sellest ajast, kas keegi rääkis siis kogukonna koostööst, koos tegemistest, kas oli keegi, kes vedas koos tegemisi? Ja ma ei mäleta. Külavanemat meil kohe päris kindlasti ei olnud. Oli kolhoosi esimees. Aga inimesed, ma mõtlesin, mis siis oli teisiti kui praegu meie külas. Praegu, ma arvan, nagu paljudes teiegi külades, inimesed käivad, veedavad seal, kui see küla on niisugune, meie küla asub, ütleme 60 kilomeetrit Tallinnast. Inimesed käivad seal magamas ja veedavad seal nädalavahetusi. Ja kui sa tahad neid kokku saada, pead sa midagi tegema. Ja neid kokku saada siis, kui nad käivad seal veetmas kui nad tulevad sinna magama või ainult nädalavahetust oma kodust elu nautima, on mõnevõrra keerulisem. Aga sellel ajal kogu kogukond autokastis, hommikust õhtuni, koostöö, kõik, mis sündis koha peal, loomuliku suhtluse käigus, sest inimesed olidki koos. Ma mäletan, et mina ise elasin mõisa südames ja ma mäletan lapsena neid
suurte inimeste ühiseid kalaretki. Õigemini, meil läheb niisugune väikene jõgi, ma olen ikka naljatamisi öelnud, et kui me teeme arengukava või mõtleme, mida suurt teha, et teeme selle jõe laevatatavaks, siis mõned inimesed võtavad seda väga tõsiselt, et see pole võimalik, kuidas ta aru ei saa. Aga minu meelest ideena, miks ka mitte. Aga tol ajal oli selles jões veel vähki. Ja siis olid sellised ühised, haugipüügid, vähipüügid, meil oli väliköök, kõik toimetasid koos. Nüüd me räägime, et me peame ärgitama põlvkondade vahelist koostööd. Siis oli see loomulik osa. Tegid põlvkonnad koos, tegid inimesed koos, talgu oli koos, inimestel meil oli üks laut, kus kõikidele inimestel oli jaotatud boks ja kus nad kasvatasid oma sigu ja kanu ja lambaid. Ja siis olid aiamaad kõrvuti mõõdetud ja kogu elu käis külg külje kõrval. Ei olnud eriti palju vaja rääkida kogukondadest ja koostööst. Või kuidas teil oli? Keegi mäletab? Te võite vastu vaielda, kui ma ajan. Meil oli sama, vähemalt Habajal oli sama. Meie kõrvalküla. Habaja on mulle väga hästi tuntud küla. Teeme ju siiani koostööd ju. Me no näed, kogukondade koostöö. Ja, Habajaga oli minul lapsepõlves väga tihe side, sest teil oli seal see neetud ööpäeva lasteaed, kuhu meie küla lapsed kõik Tundub, veeti. et me oleme koos lasteaes olnud. Ossa võrgu. Mine tea, aga sellest räägime hiljem. Nii. Aga ometi mulle tohutult meeldib ja ma igal pool, kus võimalik, räägin seda lugu. See on meie küla süda, meie rahvamaja. Ja ma räägin rahvamaja sünnilugu. See rahvamaja on ainukene, praktiliselt jah, ma julgen öelda, ainukene hoone, mis meil sellest suurest mõisast on alles jäänud. See rahvamaja algselt oli mõisa viljaait. 20. eelmise sajandi 20. aastate alguses moodustati või tulid inimesed kokku ja moodustasid haridusseltsi. Meil oli väga palju erinevaid seltse seal, aga haridusselts oli siin omas võtmerolli. Haridusselts tegeleski rahva valgustuse ja haridusliku koostööga, eestvedamisega. Et ei saa olla või ei saa öelda, et keegi ei vedanud eest. Mingid hullud pidid ikkagi kuskil olema, kes tulid kokku ja leidsid, et inimesi on vaja ka harida, õpetada ja mingis süsteemis. Ja siis see rahvaharidusselts, kohalik haridusselts, tegi tolleaegsele põllumajandusministeeriumile palvekirja osta ära see viljaait ja paar hektarit maad selle ümber. Ja nad said selle viljaaida endale. See viljaait oli lihtsalt, ta oli ilma akendeta, mis on müürid püsti katus peal. Ja siis otsustati, et sellest viljaaidast tehakse rahvamaja, sest haridusselts küll oli, aga koos käia neil kuskil ei olnud. Ja enne seda, kui see rahvamaja valmis sai, kasutasid nad kooliruume, ehk siis vana mõisaruume. Ja kuidas nad seda viljaaita siis tegema hakkasid? Raha polnud. Olid inimesed. Üheskoos lõhuti välja viljasalved, pühiti põrand puhtaks ja hakati tegema tuluõhtuid. Alguses ei olnud akned ega mitte midagi. Aga seal tuluõhtutel mängisid orkestrid, ikka külapillimehed. Kutsuti ka kaugemalt, Habajalt ka muide. Lugesin ma ja siis tehti pidusid, korjati raha ja vähehaaval. Eks me teeme praegu ka neid. No, teeme. Vähehaaval hakati punnitama ja pingutama. 1928 on tähtis aasta, siis võeti natukene laenu
ja seda loetakse tegelikult ka meie Rahvamaja nagu sünniaastaks. Ja siis tehti ära suuremad tööd ehk raiuti välja aknad ja tehti projekt, nii et lõpuks see maja sai valmis vahetult enne sõda, 39. aastal. Et siis oli seal, oli orkestriruumiga lava, kino näidati juba palju varem, 30-ndatel. Elekter jõudis meie külla 58. aastal, praegu imelik mõelda. Aga 30-ndatel hakati juba näitama kino ja selleks osteti suur generaator ja saadi mingi hiigellea ekraan ja kõik võimalused, ma arvan, et isegi Habajaamad käisid meil kinos, kuigi ma ei tea millega. Hobustega. No vot. Ja siis juhtus 32, siis tuligi see 40. aasta, kui, kes need olid, need punased, kes käisid küladest läbi ja tõrvikud käes ja panid kõike järjest põlema. Et nad panid põlema mõisamaja, meie külas vist 7 hoonet, sealhulgas ka Rahvamaja. Ja siit tuleb meie küla teine legend. Kooliteenija, tädi Manna, meie kutsume, Maria Tamm oli ta nimi, meie kutsume ja teame teda kui tädi Mannat. Tema, kui need kaartlased, mis iganes, olid veel külas süütamas viimaseid hooneid, siis tema läks ja hakkas kustutama Rahvamaja. Ja üks härra oli tal kaabis, sest Rahvamaja oli tahetud põlema panna nii, et raamatud kuhjati lavale ja need süüdati. See oli tol ajal, räägitakse, eriline kangelastegu, sest kui oleks seda avastatud, oleks tädi Manna seal samas seina ääres maha lastud. Mõisa, ehk siis koolimaja, kus tädi Manna oli kooliteenija, ta tegi seal süüa, mõisamaja päästa ei õnnestunud, aga Rahvamaja jäi alles. Ja siis on, minu lapsepõlvest ma kogu aeg kujutasin ette seda, et kui pärast seda tulid sakslased ja kui Rahvamajas oli mingi pidu või mingi üritus, muide meie saal mahutas 300, meie saalis, mis enne seda valmis sai, oli 307 istekohta. Saate aru, see on väga suur. Ja siis, kui oli mingi pidu või üritus, siis tädi Mannal ja Kodula peremehel, see on mees, kes elas seal Rahvamaja kõrval, neile oli saalis alati aukohad. Kas nad olid või mitte, nende toolid olid seal alati. Ja vaatame, kas nüüd hakkab minu lugu. Enne kui minu juurde lähme, siis veel üks sumin. Sa oled oma kogukonnas, sa vead oma kogukonna tööd ükskõik millises. Mis on sinu jaoks olnud mingi tore sündmus või mis teie kogukonnas on viimati toimunud? Jaga seda jälle mõne oma naabriga ja ütle, mis roll sinul selles oli. Ma tahan teada, mida te kuulsite? Kes tahab öelda? Kas kuulsite midagi, mida võiks jagada? Igav elu tundub olevat. Te olete kõik tegijad. Mis te olete ära teinud? Mis seal Abajal on ka viimati tehtud? Külavändi päevad sai õnnetust tehtud. Mitte õnnetust, vaid ennetus. Ennetus tehtud, väga tore. Kas keegi tahab jagada, mida ta kuulis? Või mis on teie roll olnud? Kas te olete igal pool olnud eestvedajad? Meil on. Teil on? No mina olen nagu üritanud oma meeskonda nii-öelda koos tööle saama ja natukene kastist välja mõtlema saada. Ja nüüd viimane oli meil siin osaline kontorite lahingus, kus me nüüd pääsesime üle 100 osaleja oli. Kontorite lahing? Jaa, saime finaali ja nüüd viimane nädal on nüüd väike üleskutse jälle, et jälle kastist välja, paneme kostüümid selga ja lähme katri jooksma. Aga jah, pigem jah, see on see eestvedaja roll. Aga ütleme nii, et aina rohkem tuleb nagu inimesi kaasa.
loodetavasti siis nagu varsti on keegi teine ka, kes julgeb ette midagi võtta meeskonnas. See on väga hea, siit tuli mitu head asja seal vist oli käsi, eks ju. Jaa, keegi tahtis Tulen kohe sinna, ma lihtsalt vahepeal kujutasin korraks ette kontorite lahinguid, kujutage, kui lahe oleks, kui kaotanud kontorid saadetakse laiali, siis kontorite lahing omandaks hoopis teised mõõtmed. Me siin arutasime ja rääkisime siis erinevatest sündmustest tegelikult ja et kui lahe oli midagi teha, oma põhitöö kõrvalt mingis teises rollis olla. Ja kui sa selle küsimuse küsisid, siis minul tekkis selline niisugune mõte, et siin saalis on kõik sellised aktiivsed inimesed, kellele ilmselt seda rolli keegi ei anna, vaid kes kõik ise võtavad selle rolli. Et täpselt selliseid rolle, nagu te tahate võtta, täpselt selliseid rolle te saate kanda. Need kogukonnas toimetamine on üks tohutu võimaluste allikas. Et tahad, oled florist, tahad, oled koristaja, tahad, oled korraldaja, aga võib-olla hoopis DJ või kontori, mis see siis oli, see kontorilahengu osaleja? Tulen. Ja ma siis kahe sõnaga räägin ka, kui tohib, ühest toredast sündmusest meie kogukonnas, mis on võib-olla vähe laiemate pilti kandev ka, kui lihtsalt ühe kogukonna keskne asi, et see on Voose talispordipäev. Võib-olla on siin ruumis ka mõned inimesed, ma vähemalt ühte inimest tean, kes on Voose talispordipäevast teadlik ja osa võtnud. Aga mis selle asja mõte, et seda tehakse tegelikult või tehti juba nõukogude ajast saati. Algus oli mõte siis selles, et oleks lihtsalt enda külal tore, et enda küla inimesed siis suusatasid naaberkülla Alaverre ja tagasi ja siis oli selline vahva asi. Aga kui me 2000-ndate alguses siis meie Voose külaseltsi juhatusse astusime ja saime seal ise hakata asju tegema, siis me võtsime pisut laiema pildi ja meie eesmärk oli sellest kasvatada välja selline sündmus, mis oleks eeskujuks ka teistele külakogukondadele üle Eesti. Ja sellest saigi väga vahva asi ja me teame päris mitut külaseltsi, kes tänu seal Voose talispordipäeval võistlema tulemisele hakkasid ka külaseltsina tegutsema. Nii et see on see, kui täna räägime koostööst siin päris palju, siis on see jube hea näide minu meelest, et ühe küla eest veetav asi on ka sellise laiema mõõtme saanud ja tõesti oli endal tore ja teistel ka tore ja lõpuks oli veel võistlejatel nii tore, mõtlesin, et kui me siin neljakesi võistkonnana nii kihvt on selle küla esindusena olla, miks me ei võiks seda koostööd ka jätkuvalt teha, nii et innustan kõiki tegema lihtsalt lõbusaid asju ja asju mitte liiga tõsiselt võtma, sest meie talispordipäev ei olnud mitte midagi tõsist, et seal olid kõik võistlused sellised, et naera pooleks. Nii et kui keegi viitsib, siis YouTube'is ja internetis Voose talispordipäev sisse pannes tuleb videoid ka selle kohta, et siis te saate aru, mida ma mõtlesin. Väga hea, jätke meelde, kui te ei ole veel vaadanud, vaadake üle ja võtke šnitti. Veel üks. Tere, mina olen Aune Vääne külast, Harku vallast. Et meil olid mõttetalgud, et mida külaelus paremaks teha ja tore asi, mis sellest välja kasvas, on see, et meil on nüüd aktiivgrupp, kes igaüks valisid, et mis teemad edasi huvitab, et keda huvitab turvalisuse teema, keda huvitab liikluse rahustamine ja nii edasi. Ja igaüks teeb just neid asju, mis teda huvitavad, et see on tore asi, mis sest välja tuli ja vaatame. Vaikselt juba mõned asjad on paremaks läinud. No näed, ma ütlesin, mulle meeldiks olla seal teie asemel ja keegi teine võiksin jagada. Aga mul on hea meel, et me oleme natuke osa saanud, kuulame veel ühe. Ja. Tere. Mina ei esinda... Olen Ege Raid ja ma ei esinda nüüd konkreetselt mingit külakogukonda, aga üle Eestilist sellist vahvat kogukonda, kes on ühinenud ja kasvatavad meie põlistõugu Eesti maakarja ja mitte on seda. Ja eelmine suvi siis meie ühine kogukond tegi Saaremaa veerel, päris seal Saaremaa tipus sellise vahva ürituse nagu maakari ja sõbrad. Ja see hõlmas nüüd siis absoluutselt kõiki ohustatud tõuge, kes Eestimaal kasvab, neid on 3. Aga koostööna oli see, et kui ääretult abivalmis on Saaremaa rahvas, kuidas nad tulid appi lasipuid ehitama, täiesti vabatahtlikult. Tulid lihaveise kasvatajad ja
oma transpordiga vedasid loomi kohale. Raplamaalt tuli lõõtsamängija Saaremaale ja noh, muidugi õhtuks siis ka professionaalsed kõhutantsijad sõitsid Simmanile kohale Saaremaale. Ja see oli kõik sõna otseses mõttes aitäh sõna eest, sest ega raha ei olnud ju kellegil ja kõik tulid. Et see on see koostöö üle eestiline. Ja see on see tasu, eks ju? Jah, see on see kasu, et kõik ja küsivad juba, et millal, kas ikka see aastaga, järgmine aastaga tuleb, kas järgmine aasta tuleb. Nii kasu kui tasu, sest meil läks siin enne jutuks, et mis minu meelest on hästi huvitav, lihtsalt toon ühe kõrvale põike, et kui siin valitakse külavanemaks, siis mulle tuli üllatusena, et minu külas oli inimesi, kes arvasid, et ma saan selle eest tasu. Sina pead tegema, sulle ju makstakse, sain ma ükskord vastuseks. Ja siis mõtlesin küll, et ohoh, ikka meie koos. Muide ma veel korraks enne, kui ma edasi lähen, et see ajalugu, meil on need asjad kellegi poolt ka kirja pandud. Kuimetsa ajalugu, tädi Manna lugu ja Kuimetsa kultuurilugu, ehk kuidas need seltsid on arenenud, kasvanud, kuidas me oleme jõudnud tänasesse päeva. Minu meelest on see väärt materjal, kui leidub selliseid inimesi. Üks asi on kirja panna, aga teine asi on seda asja ka elus hoida ja kogu aeg rääkida. Nii, aga kui siit oli enne juttu, et sa võid külas võtta igasuguseid rolle, siis jah, võid. Aga kui ma mõtlen, kuidas ma olen selles külas kasvanud, ma olen koolis käinud, hariduse saanud, oma lapsed kasvatanud ja ometi piirdus minu side üks vahe külaga vaid selles, et kui ma õhtul linnast koju jõudsin, siis ma tundsin hea meelt, kui ma nägin, et rahvamajas on tuled sees, et midagi toimub. Ja see oli minu küla, see oli minu turvatunne. See küla pole välja surnud, sest rahvamajas on tuled sees. Aga ma ei teinud kuskil kaasa. Mind ei kutsutud kuskile kaasa. No ma ei läinud ennast ise ka pakkuma, et tahan midagi teha. Sest oligi see, käid linnas tööl, jõuad õhtul koju, kütad maja soojaks, lähed magama, hommikul lähed soojast majast minema ja õhtuks jõuad sinna külma majja tagasi. Aga ma ütlesin, et mu üks roll, ma mõtlesin, et minu kogukonna töö alguseks oli Kuimetsa kodukanti päev. See oli esimene kord, kui mind kutsuti punti. See oli 2016, see oligi 775 aastat meie küla esmamainimisest ehk seesama Liivimaa kroonika. Aga võib, vahet ei ole. Ja siis ma mõtlesin, et see oli esimene, aga ei, sellele eelnes üks sündmus. Ja võib-olla mind natukene ei kutsutud punti ka selle pärast, et vaata, kui sa oled selline raadiotädi või televisioonis või ma siis olin toimetaja ja raadios tööl, et siis natuke nagu peljati. Aga siis ma tegin ühe saate, kunagi oli 2012 oli selline lühisari Pingilugu, mõnigi pink Eestimaal ja üleüldse pinkide kaudu inimeste nagu tööde ja tegemiste jäädvustamine. Ma arvan, et sai tugevasti nagu tõuke sellest saatesarjast. Ja ühe pingi me tegime Kuimetsa külla. Tegimegi sellele tädi Mannale. Sest see lugu kõnetas, see oli võimalus rääkida natukene oma külast, oma küla ajaloost ja inimesed kokku tuua. Ja kuna ma olin selle saate toimetaja, siis minu asi oli ka meie küla inimesed selle pingi tarvis kokku tuua. Ja sellest sai üks tore sündmus. Inimesed jagasid oma mälestusi, vahetuid mälestusi tädi Mannast, ma ise ka mäletan teda lapsepõlvest. Ja siis tekkis nagu see klikk või side. Et mind teadvustati jälle, et nõukaajal, kui ma koolis käisin,
siis ma olin kaasas. Olid kõik need nõukogudeaegsed valimised, kui agiitgrupid käisid ühest rahvamajast teise. Mind kasutati siis kui teadustajat ja ma mäletan, et ükskord oli niisugune sündmus, et kitarrist, kes pidi tulema lavale, tal läksid keeled katki ja siis rahvamaja juhataja lükkas mind, me olime kuskil naaberküla rahvamajas, et kuule, mine räägi midagi. Ja ma mõtlen, issand jumal, mis asja, ma lähen ja räägin. Koolilaps, saal on rahvast täis, kõik on õnnelikult valinud ja saanud head ja paremat. Ja siis ma läksin lavale ja ütlesin. Hakkasin rääkima muinasjuttu 3 karust. Siis ma ei saa mitte midagi muud teha. Teenisin suure aplausi. Kitarrikeeled said parandatud ja võt sellised. Siis ma olin olemas, aga siis mingi aeg ma kadusin pildilt ära. Ja võt 2012 siis nagu, et see tuli nagu uuesti meelde või et ma olin olemas ja olin ikka seesama Iiris. Ja siis öeldi, et on vaja ühte üritust teha, et tule appi. Kas ma olin eestvedaja? Põrgut, ma vist natuke olin, kuigi meil oli ikkagi kamp. See tuli, ma arvan, et see on, räägitakse, et kunagi oli lavastatud meie külas Viimne reliikvia, mina seda aega ei mäleta. Kus oli inimesi? Ja meie seal rahvamajas, Habajomad kindlasti mäletavad, olid nõukogude aja lõpus ägedad peod. Niisugused peod, neid teavad vast panemad inimesed kaugemaltki, sest üle Eesti käisid seal kokku, kõik kuulsad ansamblid olid seal meie lavalaudadel ja tõesti olid ägedad peod. Aga nüüd see kodukandipäev, me tegime selle niimoodi, et me otsisime üles kõik meie külaga moel või teisel seotud muusikud. Kõik tulid tasuta mängima. Ma natukene tegin ise turundust ka, mis on kommunikatsioonis töötanud. Me tegime esimest korda nii-öelda avatud talud külas ja külade kohvikud ja mitte lihtsalt kohvikud, vaid meil oli ka selline meeskondades, autodes meeskonnad, kes sõitsid ühest talust teise ja igas talus oli mingi kontrollpunkt ehk mingid oma ülesanded, mis tuli lahendada. Siis meil oli ajaloo ülevaade loomulikult, sest lugu on ju tähtis. Ja meil olid kõik kohalikud taidlejad ja nagu öeldud, siis lõpuks ka kõik meie külast kas pärit muusikud, kõige tuntum vast on Siiri Sisask. Ja kõik nad tulid tasuta. Me kõik tegime õhinapõhiselt. Ja miks minu jaoks oli huvitav, et sa teed sellise ürituse ja sa pead inimesed saama kaasa. Ja ma olin natukene, ma tajusin, et inimesed natukene võib-olla mõnikord võõristasid mind. Aga siis oli minu kord. Ma käid mööda küla, kõik on oma majadele teinud aiad ümber, siis ei julge eriti minna, aga nüüd oli mul alibi. Mul oli vaja neid kaasa otseda. Ja minust oli hästi tore see, kui ma tõesti olin ühte talu vaadanud ja muudkui eksinud ja püüdnud, narr ka muudkui vaatad, et oi, kui ägedaid asju nad siin teevad. Ja siis ronisin üle aia, kus oli lukus, ütlesin, tere, mis te teete? Kas te olete valmis avama, olete valmis tegema kohviku? Ja kujutage ette, nad olid nii rõõmsad. Võt see on see sama, ega mina ka kogu aeg istusin oma kodus ja käin aga tööle tagasi, keegi huvi ei tunne, kuni ükskord pöörduti. Ja siis läks lahti. Ja nemad ka tegid ukse lahti ja pärast ütlesid, et jumala äge, et ise ka vaatan siin teist naabrit. Mis sa lähed teda tülitama? Aga vaat nüüd sain teada, kuidas elab. Nüüd sain teada, mis toimub. Ja see oli tõesti äärmiselt meeleolukas sündmus. Ja muide, selleks sündmuseks, kõik ei ole alati hea, me tegime postkaardid. Seesama meie küla lugu. Ajalugu, ma võin need siit ringi saata ja te võite neid võtta. Ja teine on siis see Viimse reliikviaga seotud lugu. Paneme siit niuksed ja siit poolt. Ega kui sa midagi teed, siis meil oli tore punt ja näiteks kui mina jäin külaga kaasas käima, siis tänu neile postkaartidele, kuna ühele sellele tiimiliikmele ei meeldinud see postkaardid,
ei meeldinud see mõte, tema siiamaani enam kaasa ei tiksu. Et need vastuolud on ka kerged tulema. Ja lõpuks me oleme inimesed. Ja siis tuli 2018 aasta. 2016 oli see suur kogukonnapäev, sellest on saanud traditsioon, me teeme seda ikka ja jälle. Ja siis 2018 oli haldusreform. Ja oli selge, et me olime enne Kaiu vald. Kaiu valda sellest hetkest enam 2018 pärast valimisi ei olnud, sai Rapla vald. Ja Rapla vallal oli külade ühendus ja see oli mõte, et me kaome väga ära. Muidu me külas on üle 300 inimese naaberküladega kokku, 400, et väga väike ei ole. Ja kuna meie küla süda on see suur rahvamaja, endine mõisa Viljaait, siis kuidagi nagu seesama aktiiv, kes seda kodukandipäeva tegi ja juba järgmisel aastal ju ka tegi, siis panime pead kokku, et tuleks külavanemat hakata valima. Kauplusesse panime kasti, igaüks sai oma eelistatud külavanema kandidaadi nime sinna kasti lasta. Ma ei saanud kõige rohkem nimesid, ma olin teine. Aga me saime 5 sellist põhilist kandidaati. Ja siis kutsuti rahvas kokku ja rahvast oli seekord saal täis. Tõesti oli. Oli kõrvalküladest ja igalt poolt. Ja hakkas külavanema valimine. Esimene kandidaat. Ei, mina võtan oma kandidaadi tagasi. Teine kandidaat. Ei, mina ei jaksa, mul ei ole aega ja 3., 4. See oli mina. Ja mõtlesin, kui mina ka praegu tagasi astun, ütlen, et ei, ärge, ma võtan oma kandidatuuri tagasi, siis me olen läbi kukkunud. Me muide ükskord, palju aastaid varem enne seda 2018. püüdsime ka valida külavanemat, aga kuna keegi ei olnud nõus, siis jäi ära. Ja mõtlesin, et okei, vaatame, mis sünnib. See jäi minu kandidatuur ja algas hääletamine või valimine. Valida polnud enam midagi. Võta või jäta. Ja siis ma mäletan, et kõik, ka see inimene, kellele see postkaardi idee üldse ei meeldinud, kõik tõstsid käe. Ja siis üks inimene ütles, see on nagu Putini valimine. Ja siis ma sain aru, et nüüd mul tuleb hakata kandma mingit koormat, mingit vastutust, täitma mingit rolli, millest mul mitte mingit ettekujutust ei ole. Sest meie külas minu ajal ei olnud külavanemat olnud. Ja siis ma mõtlesingi enda jaoks läbi, et mis see roll on. Ja kui ma nüüd mõtlen, ma olen 2018 kevad, nüüd saab 5 aastat, et mida ma teinud olen. Või et kui inimesed said teada, et ma olen külavanem, siis hakkas mu telefon näiteks sagedamini helisema. Ma hakkasin teadma, et see puu tuleks maha võtta, seal on muru niitmata. Siis mind hakati rohkem kutsuma rahvamajas toimuvatele üritustele. Ma pidin mõnikord ütlema mõne sõna või teinekord mõne tänu. Ja mõnikord lihtsalt lolli mängima. Aga jaa, ma sain aru, et kõik peaks just algama koostööst, aga kuidas ja kellega seda koostööd teed? Et kuidas sa neid liitlasi otsid? Ja jälle oli see. Jälle oli võimalus minna taludesse ja inimeste juurde, keda sa muidu ainult niimoodi eemalt piidled. Ja saada tuttavaks ja avastada uusi nägusid, mis on nende taga, millega nad tegelevad. See oli väga huvitav. Kui ma siis panin kokku, kutsun kokku külanõukogu, nagu nõukaaeg. See tegi mulle natuke nalja, kui ma sain külavanemaks ja natuke nagu hirmutas ka.
siis ma tänaseks saan öelda, et jah, minu tugevus on olnud see või ütleme, et siis ma ei tea, kas see on tugevus, mõne jaoks pole see võib-olla üldse tähtis, just see ajalugu ja see, kust me oleme tulnud, meie lugu, seda rääkida, seda jutustada. Ja ma pärast jagan linki ka. Ma mõtlesin, et kuidas ma oma tegemistest aru annan, et ma tegin blogi. Selle blogiga ma ei ole olnud viimasel ajal liiga järjekindel, aga mõningaid asju on olnud hea jagada, et meil on muidugi ka oma Facebooki leht, selle me tegime juba kodukandi päevaks 2016. Aga seal nagu kipuvad sündmused ära kaduma või tuleb uus peale ja siis sa ei leia enam mingit asja ülesse või pead sellega rohkem vaeva nägema. Ja sellepärast ma tegin blogi, Kuimetsa küla jutud. Ja ikkagi on nii, et ma pole täna see, kes ma olin eile ja teie pole ka see homme see, kes te olete täna. Et miks see mind murelikuks teeb? Kui me siit edasi vaatame, et aasta aega ma pusisin üksi, mul ei olnud mingeid teadmisi, ma nägin, et avastasin mingi aja pärast, kui ma olin natuke olnud külavanem, et näed, et Rapla vallal on isegi külavanema statuut, et siit võiks vaadata, mida külavanemalt oodatakse. Ja siis ma sain aru, et üksi ei ole ühtegi. Ja me lõime selle MTÜ. Sellel ajal, kui me lõime MTÜ, ja enne oli pakutud mingeid MTÜ koolitusi ja see ei kõnetanud mind, see ei olnud mulle, ma ei olnud selleks valmis. Siis ma mõtlesin, me peame selle ära tegema. Aru saamata, mida me teeme. Natuke uurisin, tegime isegi põhikirja kõik asjad. Ja nüüd muide pühapäeval, sellel pühapäeval me hakkame oma MTÜ juhatust kas pikendame tema volitusi või valime ümber. Et tegelikult see kasvamine on toimunud kõikide nende aastate jooksul. Ja tänaseks oleme oma külas jõudnud sinnamaani, et ma olen öelnud, et ma ei taha olla enam külavanem, sest ma ei ole hea külavanem. Ja minu MTÜ inimesed on sellega nõus. Nad ei ütle, et sa ei ole hea, aga nad saavad aru, et ma ei taha olla enam. Ja põhjus on ka see, et minu meelest külavanem peab olema, või see külaliider peab olema külas koha peal. Mina ei ole, ma ju jõlgun ikka seda Tallinna vahet. Ma ei taju seda, mis toimub päeval meie tühjas külas. Ma ei näe seda. Aga meil on MTÜ-s üks liige, kes on kohal, kes kõneleb inimestega. Jah, ta toob selle teadmise mulle. Aga tema, me oleme Rapla vald, ma käin Tallinna tööle, mul ei ole siin Raplasse üldse asja. Mul on kohe kuidagi, ma olin isegi MTÜ Raplamaa külade ühenduses ja Rapla valla külade ühenduse juhatuses. Ma olen igalt poolt ennast taandanud, sest ei jõua. Sest see on vabatahtlik töö ja sa pead hindama, kas sul on nii palju vaba aega, et igale poole panustada. Ja kui sa ei jõua täiega panustada, siis ära panusta. Aga ma olen öelnud, et oma küla olen ma valmis teenima täpselt nii palju, kui mul on jõudu ja jaksu. Aga ma tahan öelda, et selle kõige kokkuvõttes ma tahan öelda, et ma sattusin juhuslikult sinna. Võib-olla tõenäoliselt sellel hetkel ma olin õige. Aga jah, et selle nimel, et kedagi kuskile kaasa saada, tuleb inimestega rääkida. Ma vaatan. Kui ma mõtlen sellele, et minu taipamised külavanemana peaaegu 5 aastat, et seesama eestvedaja olulisus, sellest me ei saa üle ega ümber. Võib-olla külavanemana läbi kukkunud olengi ma selle pärast iseenda jaoks, et ma enam ei jaksa algatada või hästi palju närtsitavad, vaielga vastu, kui see pole nii, kui sa teed projekte, sul on mingi idee, pagan, see ei saa toetust, ükskõik, kaasavast eelarvest ükskord, napilt jääd alla, võib-olla on teist korda napilt jääd alla, aga 3. korda ma enam viitsin pingutada.
ei viitsi. Aga kui eestvedajat ei ole, siis ei saa ju ka järele tulla. Praegu ma olengi jäänud nagu rohkem sellesse rolli, et ma tarbin ja muidugi seal päris nii ei saa öelda, aga ikkagi koostöine hoiak. See on kõige alus. Kuhu inimesed tahavad minna? Mulle väga meeldis. Ma olen natukene ka spordivõistlusi, võib-olla rohkem koha peal käinud kõrvalt vaatamas. Ja see ütlus, et inimesed hoiavad võitja poole. See jäi mulle esimest korda meelde, kui kunagi räägiti, koolis äkki õppisime nendest gladiaatorite võistlusest. Et kogu publik on selle poolt, kes on võiduseisus. Kui see pöördub, vahetatakse kohe ka positsioone. Et selles mõttes on hea, kui on selline hea koostööne hoiak või nagu teil seal Voosel, ma mäletan, meie külad on ka suhteliselt ligistikku, või vähemalt bussid omal ajal Tallinnast läksid kõrvuti, kui Tallinn Kuimetsa, Kose Kuimetsa ja Tallinn Alavere Voose. Ja siis ma ise, kui Voose buss läks varem, siis ma bussijaamas alati raudsin, kui Voose buss tuli Tallinn Alavere Voose. See on minu siuke, kohe öeldakse Voose, siis mul tuleb see enda laul, et kui varbad külmetasid, ootasin bussi ja Voose juba tuli, varsti tuleb meie oma. Aga see koostöine hoiak, et ma ei tea, see ikkagi nõuab eestvedajat, kes kutsub kaasa. Ja kui seda harjumust ja hoiakut on, ja kui tuleb edulugu, siis on need inimesed tahavad tulla sellega kaasa, kellel juba läheb hästi, kus läheb hästi. Kui sa ebaõnnestud, siis vajuvad inimesed ära. Hästi oluline muutustega kohanemine. See on tegelikult igal pool, aga kogukonnas ka. Et kui on nii tehtud, siis väga tore, et on tehtud. Aga kui on vaja midagi, mõnikord on vaja muuta. Ei saa jääda vanasse kinni. Aga samas tuleb aru saada, et uus vajab aega. Uuega harjumine vajab aega. Ükskõik, kas need on uued inimesed, kes meie juurde tulevad, või on see mingi täiesti uus idee. See on, kõik need tarkused on ühendatud ka selle andragoogikaga või siis andragoogika õpingutega, Mesirõu õppimise need erinevad astmed on, et alguses, kui on uus asi, siis alguses on meil ikkagi loomuldane vastuseis. Siis me hakkame sellega tasapidi harjuma, kohaneme ja siis, kui me oleme kohanenud, siis me oleme valmis ka uut peale võtma. Ja tegelikult on see küladega ka, et mulle jälle meeldis see, et Voose nakatas oma tegemistega teisi looma ka oma külaühendusi. Ma arvan, et meie küla, kui meil 2018 toimus külavanema valimine ja siis nüüd see MTÜ, ka meie oleme natukene nakatanud, sest ümberringi, ega meil ei olnud, mul ei olnud kelleltki õppida, sest meil ei olnud külavanemaid. Aga nüüd näiteks eile oli Kaius MTÜ, kaua aega, nad olid palju suurem, kaua aega võttis neil aega, et selline kogukondlik liikumine saaks jalad alla. Ma arvan, et me oleme olnud siin suunanäitajad ja väiksemates külades ka järjest tulevad külavanemad. Ja külas ja kogukonnas on hästi oluline see tajutud kuuluvustunne, sest me kõik tahame kuskile kuuluda, me tahame tunda, et me oleme kaasas. Ja muidu me oleme nende aastate jooksul ikka väga palju teinud. See, et mõned projektid on ebaõnnestunud, meil on väga palju projekte, mis on ka õnnestunud. Ja see, et me tegime MTÜ, laiendas tegijate ringi. Kui me hakkasime aru saama, et MTÜ ei ole lihtsalt MTÜ, vaid see annab meile võimaluse kirjutadagi projekte, võimaluse muuta midagi päriselt oma elus või oma küla elus nende projektirahade kaudu, sest loota ainult vallale või kohalikule omavalitsusele alati ei saa. Et näiteks kas või prügimaja, ma arvan, paljudes külades võib-olla on pidanud projektiga, vald küll lubas, siis ta ütles, ei läinud õnneks, jälle ei saa. No et kaua sa ootad, teed ise ära siis. Et välijõusaalid, üritusi palju oleme, sündmusi, oleks palju ilusam öelda, paljusid sündmusi oleme korraldanud tänu projektirahadele ja teate mis?
kuula inimesi ja kuula lapsi. Meil oli üks 8. klassidest teevad lapsed projekte ja ühe meie MTÜ liikme tütar, kes oli parasjagu jõudnud 8. klassi, läks oma ema juurde ja küsis, et kuule, mis sa arvad, kui me koguksime Kuimetsa küla retsepte? Ema võttis kohe tuld, muidugi, et me anname sellest välja raamatu. Kuimetsa maitsed ajast aega. Ja see on väga, ma võin selle jälle lasta siia ringi. See on nüüd tõesti ühe koolilapse idee, tema projekt, mille raames jälle külainimesed kõik me kõik koos aitasime aktiveerida, et mis toite, kes on meie kokad olnud, mis toidud on erinevatest taludest meie külas liikvele läinud. See on esimene raamat, meil tuleb sellele kordustrükk, sest esimesed 100 raamatut läksid kui kerisele ja see kordustrükk, mida ma praegu ise toimetan, seda me natuke täiendame. Et kui praegu on külainimesed seal, siis me paneme sinna natukene rohkem juurde külalugu, sest ma ei saa kohe ilma selle loota. Et millist lugu need inimesed, kes seda retsepti on, millist lugu need retseptid kannavad, millist lugu nad räägivad. Et see oli üks väga mulle endale meelepärane, viimane sündmus. Jah, selle raamatu esitus oli mõned nädalad tagasi. Ja siis ma võib-olla võtaksin kokku, ma saan aru natukene varem, aga saategi kauem. Aga teil on küsimusi veel. Et koostöövõti on koostöised suhted. Kuidas neid koostöiseid suhteid luua? Minu meelest on seda võimalik teha. Et kui see tajutud kuuluvustunne, see kuuluvus hakkabki nende lugude kaudu. Kas ma seon ennast selle looga? Või ma ei tee seda mitte? Seesama, võta kinni sellest, et mul on vaja kuskile kuuluda. See tagab igale inimesele turvatunde, kui ta tunneb, et ma kuskile kuulun. Et keegi ei jääks päris üksi. Juttu on olnud ka sellest ühiste tegevuste kaudu positiivse ja julgustava õhkkonna loomisest. Kaasa ja räägi. Räägi inimesega ja mis veel tähtsam, kuula ka vahel. Sest eks ole nii, et meid kõiki õpetatakse rääkima ja oi, kuidas ollakse mures, kui inimene ei oska või laps ei oska, 3 aastat ikka veel ei räägi. Aga mitte kedagi ei huvita, kas ta kuulab ka. Ja sageli ise ka, kuna külavanem kui roll selline, inimesed ikka tahavad tulla ja rääkida, siis on külavanemana hästi palju. Pead sa võtma just seda kuulavat hoiakut ja päriselt kuulama. Ja muidugi ära eelda. Mul oli jälle oma külast näide, vabatahtlik seltsiline selline liikumine käib. Meie külast ka üks inimene on selle projektiga seotud. Ja siis ma küsin ta käest, et kuule, et ma tean ühte inimest, kes elab kuskil metsatalus. Kas tema juures käib keegi? Kas te olete tema kaardistanud? Ei ole. Siis ma mõtlen, aga ma tean ka inimest, kes võib-olla oleks valmis talle seltsi pakkuma. Ei tea. Mis ei tea? Oled sa temaga rääkinud? Tema nagunii. 2 päeva hiljem sain ma selle tema nagunii ka inimesega kokku. Rääkisime ühest, teisest ja 3. Küsin, kas ta seda metsakülas, metsatalus kaugel elavat inimest teab. Jaa. Kuule, aga vabatahtlikust seltsilisest oled midagi kuulnud? Ei tea, mis see on. Aga lõppes sellega. Mina olen taga valmis kas või terve päeva Raplas veetma, et ta käiks poes ja kõik. Et ära eelda. Kui sul on mingi idee, mingi mõte, mingi küsimus, siis unusta ära, mis on olnud, ära eelda. Mine räägi. Mis saab juhtuda? Mis on kõige halvem, mis saab juhtuda? Et juhtu midagi, ta saadab su seenele. Aga kui ta ei tee seda? See ongi hirmutav, et
kui ta ei tee, aga kui ta ongi nõus, kui ta ongi seda hetke oodanud. Sest mis on, kui ma lähen kellegi käest abi paluma, ma olen oma lastele seda ikka öelnud. Ise endal ka olnud see probleem, et ei julge abi paluda. Aga mõtle, kui sinu käest tullakse abi paluma, kuidas sa ennast tunned, kui sa saad aidata? Hea tunne ju. Kui see just ei ole ärakasutamine, aga see on teine teema. Ja siis andragoogina ma olen ikkagi täheldanud seda, et kui te koos midagi teete ja selle kaudu midagi õpite, siis see tegelikult võimestab seda inimest ka ise võib-olla edasi õppima või üleüldse mingi uue asja omandamisele mõtlema. Mul said sõnad otsa. Praegu jäin kuidagi mõtlema, jah. Natuke nagu melanhoolseks. Ma võiksin siia lõppu mängida ühe video sellest 2016. aasta suursündmuse kokkuvõttest. Sest see projekt lõppes meil sellega, et me ikkagi jäädvustasime selle tulevaste põlvede jaoks ka. Või on teil küsimusi enne? Sinu mõte, kui sa asusid külavanema tööd tegema. Mine palun veel korra tagasi. Veel üks tagasi. Et sa kutsud kokku külanõukogu. Jah. Kas teil täna on külanõukogu ja kui tihti see koos käib? No see MTÜ on. Ja ma ütlen, et see MTÜ 2019 sügis, 2020 kevad tuli koroona, ei tohtinudki koos käia. Siis 2021 ka veel sai vabandada sellega, et ei tohigi koos käia eriti. Muidugi ikka käisid. Ja ikka tegid. Ega me tegime koroona ajal ka. Et seal samas selles raamatus on ka üks, meil on külas oma cateringi firma. Ja mulle hästi meeldis, kui nad koroona ajal pakkusid välja, et hakkame tegema purksi pühapäevasid. Ja siis see, kuidas nad neid purksi pühapäevasid tegid, nad kaardistasid ära üleskutse, kes andke teada, kes tahab, nende burgerid olid väga popid, et kes tahab, midagi seal kooki ka veel ja siis andke teada ja nad tegid, kellaajaliselt määrasid ära, millal keegi, õues jagasid neid asju, millal keegi võib oma purksi järele tulla. Et ei tekiks järjekordi, mis kõik koroona ajal olid keelatud ja nii edasi. Ja kellele siis viidi kohale. See oli nii lustakas ja jälle nagu seda kogukonda liitev. Kõik sõid ühel pühapäeval, mitmel pühapäeval purkse ja koos, et sa ei tohtinud naabritega kokku õues saada, aga keegi ei kontrollinud seda, kui see läksite koos ühte tallu. Neid purkse sööma. Ma arvan, et mitmed tegid. Ja külanõukogu, kutsun kokku külanõukogu, see ongi see nii-öelda, meie MTÜ. Mulle lihtsalt meeldis see, et omal ajal olid külanõukogud. Panen siia siukse sõna. Sest ma MTÜ-st kutsun kokku MTÜ. Igav. Palju teil külas inimesi elavad? Ma korra ütlesin, et 2000 selle aasta, ma tahtsin küll värskendada neid andmeid, aga meil on üle 300 inimese. Ja kui meil naabre vähemad külad, seal on Oblu ja Tamsi ja Vaopere ja Habajaali ma välja ei lähe, aga Vaopere kõrvalküla ongi juba Habaja, et siis meil on üle 400 inimese. Minu meelest on meil väga turvaline. Kord oli, tänapäeval on ju sotsiaalmeedia, nüüd jälle isegi kui see on täiesti uskumatu, et kui sa oled ühes külas elanud kogu aeg ja selles külas on sinuga kõrvuti elanud ka erinevad loomad, sealhulgas koerad ja kassid. Ja see kõik on toimunud rahulikult. Siis kui külla tuleb uusi inimesi,
tulevad oma arusaamade ja teadmistega, siis järsku tekib probleem. Kuni selleni välja, ma nägin rotti, oli julge. Kelle oma, tulge järgi. Taluõues näha rotti, julget. Ma ei tea. Küsimus vahel. Jah. Jaa, aitäh sulle tegelikult. Minu jaoks kui eks-külavanemale oli päris palju niisugust äratuntavat kohta sinu esitluses, aga sama asi siin selle külanõukogu kohta, et kas sa näed, et sealt kasvab välja järgmine külavanem? See on hea küsimus. Me seekord, see tähendab, et pühapäeval külavanema teemaga ei tegele. Küll aga lennutame õhku mõtte, et kevadel, kui minul saab 5 aastat täis, kutsume küla kokku ja mina panen ameti maha, meil on potentsiaalne külavanema kandidaat täiesti olemas teine, aga kuna nüüd muudeti meil seda statuuti, et põhimõtteliselt saab olla külavanem ka MTÜ. Ja et me kaalume seda varianti. See on hea mõte. Et aga seal MTÜs ikkagi kujuneb üks inimene välja siis, kes põhiasju, kes nagu vallaga rohkem suhtleb, sest ta lihtsalt suhtleb. Ja, aga et siis on see vastutus ikkagi natuke rohkem ajutatud. Aga turvalisuse koha pealt nii, et kui meil ükskord tekkis kahtlus, mõned aastad tagasi veel enne, kui külavanemat oli, et liiguvad ringi kahtlased inimesed, siis tegelikult jälle keegi ütleb, paneme meeskonna kokku, hakkame tegema öösiti valvet. Vaatame. Mingi aeg tegid ja kuidagi see probleem nagu hajus ära. Tänapäeval enam ei ole seda probleemi nii palju. Või kui keegi kuskilt võõras autot liikumas näeb ja see tundub, et kahtlane, et peatub kuskil väravas, siis kohe on ju sotsiaalmeedias teada antud. Ja vahel on isegi natukene üle võlli pandud, nagu ikka. Et tuleb kellelegi võib-olla kuskilt kosilane ei leia seda õiget kuimetsa pruuti üles ja juba antakse teada, et põrgut, kes sind hiirutab. Kosilal on ula peal, siis tulebki teada anda. Ja. Või siis üks vanasõna, mis mulle kunagi meeldis. Kosilasi koer ei haugu, keda haugub, sellest ei saa asja. Jah. Nii. Viimane võimalus küsida. Jaa, ole hea. Ma küsiks selle kohta, et väga huvitav oli, aga nüüd 5 aastat saab läbi. Alati see aga. Aga ei, lihtsalt jäi enda poolt, et kas on tulnud ka mingid sellised traditsioonid välja kujunenud, et otsid pidevalt uut ja uut, aga kas oli ka midagi see, mis jääb, et nagu jõulud või jaanipäev, ütleme? Kas on? Vaadake, miks meie külas ei olnud külavanemat ja tegelikult võib-olla ei olekski olnud vaja, sellepärast, et meil on see rahvamaja ja meil on rahvamaja juhataja ja meil on traditsioonid. Meil on jõulud, meil on jõululaat, meil on jaanipäev, meil on vastlapäevad ja meil on lastele erinevad üritused teatud regulaarsusega. Siis meil on kodukandipäev ja tegelikult nüüd tõenäoliselt, kuna nii tohutult hästi läks viimane suve lõpu kodukohvikute päev koos Simmaniga. Ja siis meil on traditsioonilisi üritusi ka Kuimetsa vanatehnikapäev, mis üldse otseselt MTÜ-ga ei ole seotud, me oleme püüdnud küll kuidagi haakida, aga see on ka traditsioon. Et meil on neid traditsioonilisi üritusi päris palju. Ja. Aga kogukondi, millest veel võib-olla võiks rääkida, et ega üks kogukond Kuimetsa küla, aga selle küla sees on meil erinevaid kogukondi. Ai, põrgut, nüüd ma lähen hoogu jälle. Mulle meeldis tohutult üks film. See oli dokumentaalfilm ühest suurest linnast. Ja võib-olla keegi tuleb ette, kui ma ütlen, et seal püüdi luua kogukondlikku suhtlust suures paneelmajas. Paneelmaja, korruselamad. Nendel oli, katuse terrassil oli selline talveaed või kus sai olla. Ja siis jälle peab olema eestvedaja. Üks inimene võttis nõuks proovida, et kõik, terve see püstak seal käivad ühest uksest sisse iga päev edasi, tagasi, vähemalt 2 korda, kui nad välja lähevad ja sisse tulevad.
ja nad ei tunne üksteist, noh, mõnikord sõidavad võib-olla liftis ka. Ja nad koputasid ja panid silte, et saame sellel ajal kuskil katusel kokku. Ja mulle tohutult meeldis, et ega esimene kord ei tulnud liiga palju, noh, mõni tuli nüüd areldi ja noh, et mis see siin toimub ja ma ei tea, noh, see dokumentaalfilm lõppes ju sellega ära, et nad saidki seal kokku ja kui tore oli, et sa saad oma naabriga tuttavaks lõpuks. Noh, see on niimoodi, vaatad ainult, kes on. Ja et noh, kui kihvte inimesi seal on ja siis nad otsustasid igatahes, et nad jätkavad seda. Ja meil on ka külas ju niimoodi, et meil on uutekate piirkond ja siis on üks piirkond ja ta kindlasti on igas külas niimoodi oma piirkonnad. Ja ma ise proovisin enda külanurgas, kus mina elan, hakkasin rääkima, et kuulge, et mõtle, kui teeks, noh, suur küla jaanituli on ja siis ma näen, et selle hoovi peal seal tehakse ka lõket, et mõtle, kui saaks kokku, hakkaksin oma vahel midagi tegema. Noh, osal on lapsed ja need ühendavad. Ja siis, noh, jah, miks ka mitte. aga keegi nagu otsest tuld ei võtnud. Ja ikkagi käib see suhtlus kuidagi nagu väga ikka välja kujunenud. Võib-olla mina tundsin sellepärast, et ma ei kuulunud sellesse välja kujunenud punt, et kuulge, ma tahaks ka teiega tulla. Aga nad ei öelnud, tule. Vaid ütlesid, et aga võib-olla ka, vaata küladega on ka niimoodi, et sa ei saa hakata seal külas midagi tegema, kui inimesed ei ole valmis. Sa pead nagu kogu aeg kraadima seda. Et meil on üks piirkond seal Rapla vallas meie lähedal, kus on väga tugev rahvamaja. Noh, kõik need traditsioonid tehakse ära. Ja seal ei tule sellist nagu külaaktiivi juurde. See rahvamaja täidab selle rolli ära. Või siis, noh, meie ka, näiteks see MTÜ loomine, see võttis, miks pärast mõtlesin 1,5 aastat peaaegu, miks on varem selle peale ei tulnud, ma ei olnud varem valmis. Ega ma ei olnud siis ka valmis, aga siis kuidagi nagu jõuga tegin, et vaatame, mis saab ja siis oleme hakanud tegutsema ja noh, enam ei kujutaks ette, et teisiti saaks. Ja siis enda kogemuse pealt tehke ka, teil on seda vaja. Aga ta ei saa sellest aru kohe, ta vajab ka aega. Nii. Kuulge, ma olen peaaegu selle ajad täis ikkagi rääkinud. Ma vaatan, kas see läheb käima. Mingi minut veel on, saad videot näidata ja... Mulle hästi meeldis, et need talud, kes osalesid, nad kõik rääkisid ka oma mingit talulugu. See oli talu, kus ma käisin, hüppasin üle aia, sest ma tahtsin teada, näha lähemalt ja kutsuda nad kindlasti kaasa. Nemad sellest talupäevast on tuntud kui meie küla ühe paremad leivaküpsetajad. Me ei teadnud enne, et seal tehakse nii head leiba. Ja näe, ma räägin. Tempo.
ja need meeskonnad, mõned meeskonnad kohe tegid endale ühtsed vormid. Nii oodatud ja ettevalmistatud oli see kõigi poolt. Kiisa talu saab külastada, ta on avatud kõikidel avatud talude päevadel, koguvad oma vanatehnikat ja näitavad ja seal on ka meie kohalik päästja, vabatahtlik päästja. Ja paralleelselt nende taludes toimuvate sündmustega toimus kogu aeg midagi ka Rahvamaja juures. Kadi Toom meie külast juurtega. Tal oli side ühe meie küla elanikuga. Siiri, kelle talu jääb Habaja ja Kuimetsa vahele. Jaa, päriselt jääb Kuimetsa poole. Selle bändi üks liige oli meie külast. No vot,
selline küla siis meil, nüüd meil on olnud kodukandipäevad, väga tore on vanad talutööd. Tuli välja, et ühel mehel olid sepalõõts ja sepad olid ja või kloppimise masinad ja nii edasi. Või nüüd on juba midagi muud. Jaa. Aga ma tänan teid. Aitäh sulle!